Tere! Tere tulemast! Täna meil on bränd nimega Sina juba 11. live. Ma loodan, et ka nii ilusal suvisel päeval mõni teist leiab aega, et natuke mõelda kaasa ja kuulda persooni brändingust, et meil oleb Eveliniga nii põnevil sellest teemast ja meil on täna nii ägedad külalised, et meil on puhas rõõm täna teiega siin olla. Et enne kui me tänase teema juurde lähme, siis kui me ei ole veel teiega kohtunud, siis põgusalt tutvustame meid. Mina olen Olesja Saue, olen Goal Marketingi strateegia koolitaja, olen aastaid tegelenud ettevõtlusega ja viimastel aastatel aitan erinevatel ettevõtetel, suurtel ja väikestel saavutada nende eesmärki läbi sotsiaalmeedia. Olen ka executive coach ja üks minu väga suur kirg on persooni ja bränding ja mul on äärmiselt hea meel täna ka sellel teemal vestelda. Ja minu nimi on Evelin. Sarnaselt Olesjaga on minu väga suureks kireks samamoodi müük ja turundus, et ma olen väga erinevates ettevõtetes müügi ja turundusega tegelenud ja nüüd paar aastat olnud ise ka ettevõtja ja väga põnevad ajad on olnud, nii et ma aitan väiksematel ja suurematel ettevõtetel kõike, mis on seotud müügi ja turundusega, aga persooni brändinguga minu kirg ja Olesjaga me saime paar aastat tagasi tuttavaks ja siis otsustasime kirjutada sellel teemal raamatu, kuna see on meid hästi palju aidanud ja samamoodi teinud väga palju erinevaid koolitusi sellel teemal, aga meid aitas ja lükkas väga palju edasi koroonakriis, kus meil tuli taaskord astuda välja oma mugavustsoonist ja tavapäraste koolituste asemel mõelda midagi muud välja. Ja meie siis mõtlesime, et me teeme veebiakadeemia. Neid on tänaseks siis 2 lendu juba lõpetanud, nii et Triin Hiie ja Rebecca-Liis, kes täna meil siin külas on, nemad on meie esimesest lennust ja meil on nüüd see veebiakadeemia tegelikult isegi sellises online versioonis, et saab igaüks, kes tahab oma ajal ja oma kiiruses selle läbida. Aga meie tänane teema tegelikult on sisu ja pakendpersooni brändingus, aga enne kui me selle juurde lähme, siis meil oleks hästi tore, kui Triin Hiie ja Rebecca-Liis ennast ka tutvustaksid. Kes alustab? Mina! No nii! Mina olen Rebecca-Liis. Mina tegelen igapäevaselt raamatupidamisega ja minu jaoks oli see selline kaugelt näha kuiv ja igav ala, aga ma tahtsin, et kõik, kes minuga koostööd teevad ja kes minu büroost üldse kuulevad, siis saaks aru, et me ei ole kindlasti need, kes teevad kõik hästi selliselt karmilt, kuivalt ja täpselt joone järgi, vaid et asju on võimalik selliselt hästi rõõmsalt teha ja selliselt, et nagu meile päriselt läheb korda, mis meie kliendid teevad, kuidas neil läheb ja ma tahtsin õppida, kuidas seda teistele paremini näidata ja siis ma leidsingi teie akadeemia, milles ma sain natukene paremini nagu aru, kuidas ma seda tegema peaksin. No aitäh sulle! Aga Hiie, kas sina oled järgmine äkki? Jaa, mina võin olla järgmine. Mina olen Hiie, mina olen köögikujundaja ja kui nüüd koroonakriisis siis hakkasid hästi paljud köögidisainerid tegema online'is kõike kööke, siis mina olen hästi mugav inimene. Ma teen juba mitu aastat online'is, sellepärast, et siis ei pea kodust ära minema. Mulle meeldib väga töötada kodus ja teen inimestele köögijooniseid, köögidisaini joonised panen paika täpselt nende perele, täpselt nende majale või ruumile, täpselt nende stiilile ja vajadustele ja soovidele ja täiendan seda kõike siis oma poolt, oma teadmistega. Ja minu puhul on oluline või ütleme vahva on see, et inimesed, kõik minu kliendid, kes mu joonised saavad, võivad oma köögid tellida ükskõik kust. Ei ole mitte mingisugust sundust, et sa pead tellima teatud salongist või tellida ka naabrimehe käest, kes garaažis omab tisleripinki näiteks.
ja Veebiakadeemiasse ma sattusin ka täiesti juhuslikult. Ma vaatasin ühte samasugust sarnast laivi ja see mind hästi kõnetas, et just mind kõnetas see Evelini ja Olesja selline, tulge kõik, me räägime teile, hästi põnev on. ja see raamat ja kogu see programm, mis on üles ehitatud nagu nii täpselt ja see on kõik hästi äge. Nii et ma olen väga rahul, et ma sellega liitusin. Minu poolt kõik. Aitäh, aga Triin, sinu kord. Tere, mina olen Triin ja mina olen toitumisterapeut ja elamuskoolitaja ja tegutsen Triinu toidumaailmas. Et mulle võidab öelda, et ma aitan leida inimestel naudingut tervislikust toidust. Et tavaliselt inimesed arvavad, et tervislik toitumine on midagi sellist, et ma ei tea, sööd kapsast ja porgandit, eks ju. et nagu ei seostata seda naudinguga, aga ma tahan nagu näidata, et tegelikult tervislik toitumine tähendab nii palju midagi muud. Nii et seda ma oma koolitustel nagu edasi annangi ja nii lahe on, kui inimesed lähevad koolituselt ära, silmad säravad, neil on nagu nii äge, et ma ei teadnud, et selliseid asju saab teha ja see on väga lahe, nii et see on see, miks ma seda teen. Aga selles mõttes, et Veebiakadeemiast ka, et mina sattusin küll selles mõttes täiesti ootamatult siia, kuna mu sõbranna ütles mulle, et tema osaleb sellisel koolitusel ja ma mõtlesin, et ei tea, et see on täpselt siuke asi, mida mul oli nagu ammu vaja olnud, aga kuna ma olen nagu, te just rääkisite sellest, eks ju, et saab igaüks omal ajal, mina tean, et mina seda oma aega ei võta niimoodi, et minul on vaja, et keegi ütleb, et nii, nüüd teed seda. Ja ma saan niimoodi oluliselt kiiremini edasi. Ja siis, kuna sõbranna ütles, et ta läheb, et olgu, teeme ära, ma tulen ka. Ja ma olen väga-väga rahul, et ma seda tegin. Nii tore kuulda, aga see ongi see põhjus, miks meil see Veebiakadeemia on, et tegelikult saaks ju need 100 sammu meie raamatu põhjal ka ära teha, aga kellel on kiirem elutempo, kellel on aeglasem, kes tahab ise neid samme teha ja kes tahab meiega koos teha. Et eelmine kord me just eelmises laivis rääkisime, kui oluline on vastutuspartneri roll ja Veebiakadeemias on tore see, et teil kõigil on oma vastutuspartner, aga meie oleme ju ka teie vastutuspartneriteks iga nädal, nii et selles mõttes see on meile ka alati hästi põnev. Aga tänane teema, kes meie raamatut on lugenud, siis see teab sellist toredat jäämäge ja kes ei ole lugenud, siis me sellest hästi põgusalt räägime, et mis see persooni brändingu kõige olulisem sisu on, et see ongi see, et persooni bränding tegelikult on väga lihtne, et see koosnebki 2 poolest. Üks on siis sisu, mis kujutab endast siis kõike seda, kes sa tegelikult oled, et koondab enda alla su tugevused, su väärtused, su kire, miks sa asju teed, neid, mida sa teed, samamoodi nagu kõik sellised asjad, mis tulevad sul seest. Ja teine on see pakend, mis siis võtab kogu sinu olemuse kokku, ehk siis aitab seda natukene kaugemale viia ja võimendada, ehk siis seal on siis sinu väärtuspakkumine, sinu lugu, kanalid, sisustrateegia ja kõik see pool. Ja miks meie hakkasime Olesiaga üldse persooni brändinguga tegelema ja panimegi alguses oma raamatu kokku ja tegime koolitusi ja nüüd Veebiakadeemiat, sellepärast, et me tegelikult näeme, et meie ümber on nii palju selliseid inimesi nagu Katriin ja Rebecca-Liis ja Hiie, täiesti erinevatest valdkondadest, kellel on väga palju seda sisu. Mõni võib-olla on seda rohkem läbi mõelnud, mõni on vähem läbi mõelnud, aga teil on kõigil selline tohutu missioon ja kirg, miks te just oma valdkonnaga tegelete. Ja siis, kui meie saame anda mõned tööriistad, mis aitavad teil siis ka selle pakendi ilusti ära vormistada ja sellega siis laia maailma minna, nagu näiteks Hiiela mõttes võib-olla isegi Ameerikasse minna, siis seda suurem rõõm on meil sellest. Aga äkki te räägite omast kogemusest ka, et kust te üldse alustasite, kui te tulite Veebiakadeemiasse, et kui hästi teil enda jaoks oli see sisu ja pakend välja mõeldud ja mis teil sellest kasu oli, millised tööriistad teid aitasid? Ma võin siin alustada, sest minul oli tegelikult päris palju asju paigas, aga milleni ma ei olnud jõudnud, oli see, et tegelikult, et sa müüdki põhimõtteliselt iseennast ju.
et sinu persoon on see, mis toob inimesed kohale, et sina oled see. Ja noh, mina kogu aeg niimoodi tagasihoidlikult on ju, et noh, tahaks ja kuidagi nagu, et noh, aitan inimesi ja ka niimoodi ükshaaval, eks ju. Ja siis ma sain siit tegelikult ühe väga hea kogemuse. Et kui see kursus oli, siis ma seda kohe jagasin ka, sellepärast et ma ei tulnud kunagi selle peale, et ka oma selliseid isiklikke kanaleid saab ju väga vabalt rakendada selleks, et näidata teistele, et millega ma tegelikult tegelen. Noh, ma mõtlesin, et väga paljud mu sõbrad ju teavad, et ma olen ju toitumisterapeut ja ma koolitan aga tuleb välja, et ikka väga ei teadnud küll. Ühesõnaga, et kui ma üks hetk siis otsustasin, et hea küll, ma panen siis pildiga, mida ma teen ja mis mul plaanis on. Noh, tollel hetkel ma tegin just 5 köögivilja väljakutse ja otsisin sinna ka osalejaid, et noh, just, et kuidas jõuda kaugemale, siis ma sain selles mõttes, et ma panin enda pildi siis omaenda Facebooki kontole ja kirjutasin juurde, et ma teen sellist ja sellist asja ja põhimõtteliselt paari tunni pärast oli mul sellele 27 jagamist ja see oli minu jaoks selline šokk, et aga tõesti, kas nii käibki siis asi? Ehk siis, et see oli nagu see, mida ma siit õppisin, kohe rakendasin ja sain sellise eduelamuse, et ütlen praegu, et tehke kõik järgi. Me räägime tegelikult hästi tihti selle persooni brändingust, räägitakse just selle nagu pagendi poole pealt, ja miks see üks põhjustest, miks me otsustasime raamatut kirjutada, on just see, et väga vähe räägitakse just sellest, et mis on see sisu, millised on meie tugevused, meie väärtused, me üldse meie sellises kiires maailmas väga vähe selle peale mõtleme. Aga kui võtta nüüd seda persooni brändingut, siis tegelikult see on väga võimas tööriist, kui me mõtleme veel selle peale, et inimesed alati ostavad inimeste käest, mitte brändide käest. Ja siis me võtame enda persooni brändi DNA-d, ehk siis see, mis meid teistest eristub, mis on meie puhul unikaalne, meie väärtused, meie miks, meie tugevused ja paneme seda sellisesse pakendisse ja keelde ja arusaadavasse keelde, siis see toimibki. Ja meie fookus ongi tuua 2 sellist nagu mõnes mõttes erinevat maailma kokku ja ma loodan, et Veebiakadeemia annab nii väga sügavat sissevaatamise võimalust kui ka praktilisi turundusvõtteid, kuidas seda väljapoole näidata. Ja Triinu näide on just suurepärane just selles kontekstis, et kui sa väga hästi tead, mida sa pakud teistele, siis sul tuleb ka seestpoolt selline julgus ja soov seda ka oluliselt suuremale seltskonnale näidata. Hiia, kuidas sul on? Ja, mina võin rääkida siis oma näite põhjal seda, et ka minul oli Eestis nagu omast arust kõik on paigas, kliente tuleb ja turundus nagu jookseb ka. Ja siis ma mõtlesin, et ma olen nüüd tükk aega unistanud, et nagu miks ei võiks minu köögikujundusi osta inimesed väljaspoolt Eestist. Ja ma olen väga Ameerika-meelne inimene, mulle väga meeldib kõik, mis Ameerikas tehakse. Seal on suurepärane köögidisainerite koolitus ja kõik selline asi. Ja kuna see raamat, mis te saatsite, on selline natuke isegi, mina ütleksin nagu äriplaani moodi üles ehitatud. Sa pead guugeldama oma konkurente, sa pead väga täpselt teadma, mida sa teed ja kellele sa teed ja kõik need sammud. Ja siis ma mõtlesin, et no okei, miks mitte, et proovime siis seda Veebiakadeemiat selles võtmes teha, et mina keskendun Ameerika turule. Ja mul oli omal ettekujutus, kuidas see kõik võiks toimuda, aga selle akadeemia käigus ma sain hoopis teistsuguseid vaatenurkasid ja mis sundis mind guugeldama oma konkurente ja ma avastasin sealt hoopis veel põnevamaid asju ja siis tänu raamatule sunniti seda tellijad või klienti siis nii-öelda kitsendama ja leidma neid väärtusi, mis haakuksid, mis on mis minu hingest tuleb väärtus, et see oleks ka väärtus selle jaoks, kellele ma pakun oma köögidisaini. Ja see kõik oli hästi põnev. Ma niimoodi konkreetselt nagu näidet ei oskagi tuua, nagu Triin tõi, aga ütlen, et see, et
mind sunniti tänu raamatule ja akadeemiale konkurente guugeldama, ma sattusin hoopis teistsugusesse maailmasse ja ma olen seal nüüd mingi disainiseltskonna liige ja ma ei osanud seda oodata. See oli nagu minu jaoks täiesti uskumatu, et avastasin veel väga-väga palju. Ja sisu ja pakend ongi jah tõesti, et see veebiakadeemia Evelini ja Loisia poolne tagasiside, et ma võin küll oma peast mõelda ühte, aga tegelikult need sõnad, mis tulid nende poolt, sundisid mind oma mõtteid ikkagi teise nurga alt läbi mõtlema ja aru saama, et nii on palju mõistlikum teha, nagu nemad ütlevad. Et see oli minu juures, see akadeemia osa oli väga-väga vinge. Pakendist ja sisust ma rohkem praegu ei oskagi rääkida. Rebecca-Liis, kuidas sinu looga? Mina pean kohe nõustuma sellega, et hästi oluline on teiste inimeste tagasiside. Et mina olen ka hästi palju aega kulutanud sellele, et ma olen mõelnud, milline ma tahan, et kõik välja paistab ja milline mulle tundub, et see välja paistab. Aga akadeemias me saime kohe alguses proovida seda, et lasime inimestel tagasisidet kirjutada endale kui inimesele ja milliseid tugevusi nemad neis näevad. See oli minu jaoks hästi selline motiveeriv ülesanne, et sealt tuli hästi palju sellist asjalikku infot, et mida ise mõtlesid, et võib-olla oleks, aga kui inimesed ikkagi sageli ühte asja välja toovad, siis küllap see su tugevuseks on. Siis grupikaaslaste tagasiside oli ka hästi selline hea, et see sama vastutuspartneri teema, et sa pead selle ülesanne ära täitma, et küllap ma ei ole ainus, kellel on alati nagu enda asjadega aega küll ja need kipuvad venima, sest kõik muu on olulisem, mis nagu on selline argine ja selline töine. Et selline hästi hea nagu selline aja kontrollimise selline või aja õppisid nagu paremini aega planeerima, et saaks oma asjad tehtud. Muidugi mul on paar asja siiamaani veel venima jäänud, aga need on sellised natukene vaja veel lihtsalt täiustada siit seal. Ja hästi oluline minu meelest on ka see kliendi ja sihtrühma valimine. Et küllap ma ei ole sellest ka ainus, et väga paljud inimesed tahavad pakkuda kõikidele kõike. Et ma tahaksin, et kõik saaksid minu käest midagi kätte. Aga sa pead ikkagi natukene spetsialiseeruma ja valima välja, kellele sa tegelikult tahad pakkuda. Et minu meelest see ülesanne, kus me pidime valima endale sobiva kliendi ja teda reaalselt nagu visualiseerima, siis see oli nagu selline hästi selline põnev ülesanne ja tegelikult kui sa nagu endale selle paika paned, siis sa oskad ka seda turundust nagu õigesti suunata. Et sul ei saa olla ükski turunduskanal selline, ta töötab kõigile. Et sa ei saa näiteks meestele ja naistele, noortele, vanadele, algajale, ettevõtjale, juba kogenud inimesele täpselt sama asja pakkuda, et sama asi ei tööta ja sa peadki valima, nagu, kes on see, kellele sa tegelikult tahad pakkuda ja nagu valima need enda inimesed välja. Et see oli minu jaoks hästi selline, mille ma sain siit kaasa, et kuidas neid inimesi leida ja kuidas enda tugevusi leida, et sa tegelikult saaksid üldse vaadata, kes võiks olla sinu inimene. Väga tore. Ma tahaks küsida teie käest sellist asja, et kui te nüüd mõtlete korraks tagasi ja tuletate endale meelde, et mida te siis arvasite persooni brändingust, et mis asi see on ja kuidas see arusaam on nüüd vahepeal muutunud? Selle pealt mina võiks alustada kohe. Ta ei muutunudki väga. Ma arvasingi, et ta täpselt see on, et sa leiad, et see, mida sa tahad nagu pakkuda, peegeldabki sellest, mis teised nagu mõistavad, eks ju. Et midagi sellist ta minu jaoks oli ja ta täna on ka see, et lihtsalt ma oskan natukene paremini seda pakendit tekitada, mis nagu inimestele siis nagu tutvustab seda sisu nii-öelda.
et sisu, persooni bränd on sama asi, aga lihtsalt ma oskan seda natukene paremini võib-olla kokku panna. Mina võin öelda, et minul muutus küll palju. Mina mõtlesin kõigepealt persooni bränd on selline asi nagu Steina Vookin ja sellised kuulsad inimesed teatud moodi riides ja võt ongi oma persoon. Aga selle koolituse käigus mina saan aru, et persooni bränding on natukene nagu äriplaani moodi hoopiski. Väga täpselt paned paika hästi palju asju peensusteni, et see stiil ja riietus ja kirjafont ja sellised asjad on, need on nagu üks asi, võib-olla jääme veepealne osa, aga et seal all on veel väga palju muid asju, mida nende jaoks vaja oluline läbi mõelda, leida need sõnastused, leida see sõnastus, mis minu suust tuleb loomulikult, et on küll hästi palju ilusaid ja ägedaid sõnu, aga kui ta minu suust ei tule loomulikult, siis see ei ole minule omane persoon. Aga jah, seda ma teadsin, et persooni bränding on siis nii-öelda iseenda üles vuntsimine ilusasse pakendisse, aga et seal taga on veel väga sügav sisu. Vaata, seda sain mina alles teie käest teada. Ma siin natukene Hiiet toetan, et kuigi selles mõttes, et ma olen piinlik öelda, eks ju, aga ma olen kommunikatsioonijuhtimise lõpetanud. Aga sellegi poolest, et siis, kui mina õppisin, me ei räägitud niivõrd, siis ei olnud veel seda sotsiaalmeedia teemat nii tugevalt sees ja sellest poolest nagu niimoodi me ei rääkinud, et pigem ka nagu arvadki, et see ongi keegi selline tuntud inimene, eks ju, et kes on see persooni bränd. Aga just, et mida ma nagu juurde sain, oligi see, et täpselt, et kui sa paned iseenda jaoks paika, et mis minu jaoks ongi see, et ma olen võib-olla selline inimene, kellel on väga palju erinevaid asju nagu korraga ja siis teinekord nagu mõtledki, et aga teeks seda, et teist ka, aga nüüd, kui sa paned need väärtused paika, siis sa tead täpselt, et võt, nüüd ma liigun selles suunas, eks ju. Ja sa võid neid teisi asju ka teha, aga ma teen kõigepealt ühe asja ära, siis ma võtan järgmise asja, siis ma võtan järgmise asja ja kõik see toetab sinu seda persooni brändi. Et mitte selle asemel see, et ma teen igast natukene ja tegelikult ma ei jõua ikkagi kuskiline. Ja. Hästi toredat tagasisidet teilt, et meil on väga palju tegelikult öeldud, et see raamat 100 sammu brändnimega sina ja 100 sammu, kuidas oma persooni brände paika panna, et võiks vabalt olla ka, et 100 sammu, kuidas oma ettevõtte luua või kuidas oma äriplaan kokku panna, sest et ega see persooni bränd ei olegi midagi eraldiseisvat, et tegelikult see ongi ju see, mis aitab toetada kas seda, et kuidas te oma siis kas mingist hobist äri kasvatate või alustategi ettevõtlusega, nii nagu mina alustasin, või siis kasvatategi oma äri nii nagu Olesia on kasvatanud, et ta ongi tegelikult hästi praktiline ja miks meie sellest nii võlutud oleme just, et kui palju ta tegelikult aitab ka selliseid turunduskulusid kokku hoida ja lihtsalt kurb on vaadata, et kui sotsiaalmeedia annab nii palju võimalusi, et siis miks seda mitte kasutada. Aga Triin, sa tahtsid midagi lisada? Ja ma tahtsin öelda, et turunduskulusid kokku hoida, et nagu see, mis te raamatu lõpus toote välja, need erinevad võimalused, et kuidas midagi kasutada, eks ju. No mina ütlen, et Canva on nüüd mu põhiline töömeetod. Väga äge ausalt, aitäh! Aga kas teistel on ka mõned sellised tööriistad, mis te reaalselt kasutusele saite võtta, et kui me rääkisime nendest erinevalt, et mis kellegile sobib, et Triinule sobis see Canva, et Rebecca-Liis ja Hiie, kas teil olid ka mingisugused tööriistad või mingisugused konkreetsed, ma ei tea, asjad, mida te kasutusele ka võtsite igapäevaselt? Ja mina võtsin sealt Buffer, selline asi, mis aitab jagada siis sotsiaalmeediat, teed ette, mitu, hästi palju teed ette ja siis järjest muudkui tuleb, et selline aja kokkuhoiu mõttes hästi hea asi ja Canvat ka muidugi ma pisut juba teadsin, aga sealt ma sain ka juurde. Ja mulle meeldib see raamatu lõpust eriti kõik need plaanid ja need matriitsid umbes, et kuidas, et jaga kõik see sotsiaalmeedia omal päevade kaupa ja veel teemade kaupa ja kõik need plaanimajandused ja ma pean ütlema, et mul on see kõik veel pooleli, sest et mahtu on nii palju, et seal saaks terve aasta niimoodi vaikselt toimetada aga jah, need äpid seal lõpus väga head, aitäh! Mina olen alles selle koha peal, kus ma jõudsin endal paika panna, kus, mida ja millal ma avaldan.
see on ju minu jaoks ka selline, varem oli lihtsalt, täna võiks teha mingi postitus. Aga nüüd on mul kõik ilusti kirjas, millal ja mida ma panen ja siis nädalavahetusel ma teen valmis, mis järgnädal kuskile välja läheb. Et selles mõttes hästi hea, et muidu oli küll niimoodi, appi ma pean postitama, et see selles mõttes selline nagu kuidagi, kõik oli kuidagi nii ajali ja keegi ei suutnud seda hallata, aga nüüd on natukene selline plaan, et millal ja mida me postitama peame. Et selline mõnus plaan on ees. Aga see on ka teie idee jälle, mitte minu enda. Ma tahaks Rebecca-Liisi käest küsida, et sul on tegelikult raamatupidamisbüroo, kus on teised inimesed ka tööl, et kuidas sa oled siis oma persoonibrändi integreerinud ja kuidas sa näed, et see sinu raamatupidamisbürood toetab? Meil on tegelikult aastaid olnud juba niimoodi, et kõik minu tüdrukud on üsna minu nägu. Et meil on üsna sarnased väärtused ja üsna sarnane arusaam, kuidas tööd tuleb teha ja tuleb teha seda, mis sulle väga-väga meeldib ja lihtsalt töötegijaid meil nagu ei ole, et meil on kõik teevad üsna sarnaseid asju ja selles suhtes mul on nagu lihtne, et meil ei ole väga erinevaid, vaid kedagi, kes nagu vaataks hoopis teises suunas kui kogu meie, kui minu väärtused, minu brändi väärtused ja ka minu, kogu see tööandja ja kõik see on ühtemoodi, et selles mõttes seda üsna lihtne nagu suunata. Aga ütleme niimoodi, et natukene neil ikkagi on veel sellist oma mõtlemist ka, aga see on ju normaalne, nad ongi inimesed. Aga kliendid vahetult suhtlevad ikkagi minuga ja avalikkus näeb pigem seda minu osa, eks ju, ja tüdrukud on rohkem selline nagu tagatoas aga ainuke asi, mida me teeme, on nüüd me kaasame neid hästi palju sellesse Facebooki postitustesse, et oleks näha, kes meil veel on lisaks minule, et reaalselt nagu ma ei suuda sellist tööhulka üksinda ära teha. Aga kõigepealt me panime ikkagi selle paika, et visuaal on sarnane, eks ju. Et meil on paratamatult on üks osa ka see, et visuaal oleks ühtlane ja sarnane, sest me peame nagu ühte eesmärki ellu viima. Mis meile ka nagu väga alati on meeldinud, on see, et meie Veebiakadeemias on käinud nii palju erinevatest valdkondadest inimesi ja teie ka, et üks peab raamatupidamisbürood, teine tegeleb sisekujundusega ja Triinul on siis nii-öelda toitumisteema. Kuidas te ise näete, et millisele inimesele võiks sellest persoonibrändingust või sellest persoonibrändi Veebiakadeemiast üldse kõige rohkem abi olla? Minule. Tegelikult on see teema, et tõenäoliselt ta aitabki ühtemoodi nii neid, kes üksinda teevad, kui ka neid, kellel on selja taga inimesed. Et tegelikult persoonibränd võib aidata ka näiteks tööandja brändile kaasa, et leida endale paremaid inimesi. Et seda saab nagu nii paljudes valdkondades rakendada, et ma nagu praegu ei suudagi välja mõelda kedagi, kes nagu ei peaks siia tulema. Et tegelikult nagu ma mõtlen, et isegi minu ema võiks siia tulla, et ta tegelikult ei ole üldse nagu ühegi juhtiva töökoha peal, et on täiesti tavaline mutrikene kuskil ettevõttes, aga ma leian seda, et tegelikult töötajate teadlikkus ka sellest valdkonnast, eks ju, aidata nagu ka tema selles ettevõttes, kus ta töötab, nagu seda ühtlasemalt kujundada, et jah, ma ei oska kedagi välja tuua, keda ta nagu üldse ei aita, et pigem nagu võiksidki kõik siia tulla. Kuidas Triinu ja Iie mõtted? Mina olen selles mõttes sama meelt ja ma olen nagu nii mitmelegi juba soovitanud ja ka näiteks, et mul klassivend, kes oma nii-öelda äri alguses on ka just küsib, et kas sa ei tea mõnda turundusinimest, mis on, et kuule, et ole hea, mine sinna kursusele, võtta see raamat, tee asi läbi, et siis sa saad ise ka palju rohkem aimu. Et loomulikult, et ma võin soovitada turundusinimest ka, aga tema küsib neid samu küsimusi tegelikult. Et sa pead ise enda jaoks need asjad nii ehk naa läbi mõtlema. Et see ei ole, et keegi teine teeb su eest turunduse ära, et sina oled seesama saadik, et sina oskad nagu tegelikult kõige rohkem siit ja kõige paremini edasi minna, et sa tead täpselt, mida sa tahad.
mina täiendaks siis seda, et jah, et nii üksiki, oma näite põhjal siis, et üksiki ettevõtjale, aga jälle siis oma näite põhjal, et inimesele, kes võib-olla on mõelnud natukene ekspordi peale. Nii et kuidas siis üksik ettevõtja võiks eksporti teha, midagi sellist, et nendele inimestele see võiks sobida ka lisaks kõikidele. Väga lahe, aga ma tahaks teie käest küsida veel seda, et te olete läbi lugenud, läbi töötanud raamatut, olete 7 nädalat iga nädal osalenud veebiseminaridest. Mis on võib-olla selline üks kõige väärtuslikum asi, mida te siit persooni brändingust enda jaoks kaasa võtsite ja kui teil oleks ainult üks soovitus jagada sinu kõige parimale sõbrale, siis mis see oleks? Mina võtsin kaasa enda jaoks oma miksi. Ehk siis ma ei olnud nagu kunagi päriselt enda jaoks ka selgeks teinud. Ja siis mitte vähem oluliselt ma õppisin asju kompaktselt paika panema, et nad ei lohiseks ja et saaks nad ilusti edasi anda. Ja mis see teine küsimus oli? See üks soovitus, mida sa saaks anda oma parimale sõbrale selle teadmise pagasi põhjal, mis sul praegu on? Üks soovitus. Ma olen seda varem mõelnud ja see sai kinnitust, et igaüks peaks leidma täpselt selle valdkonna, millega ta nagu päriselt tahab tegeleda. Pärast, et see nagu on juba üks edu aluseid, et sa nagu täpselt teed, mis sa tahad ja mis tunned, et sinu jaoks on õige. Et sellisel juhul ei ole ka see turundusega mitte midagi keerulist, sest täpselt tead, kellele, mida, miks ja mismoodi sa tahad edasi anda. Sa võid Iia alustada ka. Okei. Mina ütlen, et mulle meeldis kõige rohkem see raamatu lõpust need sisuplaanid, et tõesti võtta nüüd aega ja mõelda läbi ja teha need sisuplaanid kõik ette. Et siis on väga palju kergem kogu seda suurt asja nagu üksik ettevõttel ise hallata. Ja heale sõbrale ütlen samamoodi Rebecca Liisi moodi, et kui sa leiad selle ala, mis su silma särama paneb, siis see ongi kõige olulisem. Ja kui sa selle raamatu jooksul näiteks leiad, et aga see ei panegi mu silma särama, siis järelikult see ei ole õige ala. Siis mõtle midagi muud välja. Et see raamat aitab oma sammudega ka seda siis selgitada sinu sisemuses, et see, kas millega sa tegeled, kas see on ikka päris see, millega sa tahad tegeleda. Nüüd on Triin sinu kord. Aitäh. Et ma tahtsin öelda seda, et põhimõtteliselt ka jällegi natukene nagu toetada, et kui sa üksi tegutsed muidu ja oledki harjunud üksi tegema, et ala kokk-kondiite koristaja, siis tegelikult minu soovitus on tänu sellele raamatule ikkagi see, et mida mina kaasa võtsin siit on see, et leia ikkagi endale keegi inimene, keda sa usaldad ja kellega sa saad asjad läbi rääkida, nagu meil olid need samad vastutuspartnerid. Et see paneb sind natukene nagu rohkem võib-olla ka tähtaegadest kinni pidama, sellepärast, et kui sa oled kellelegi ju midagi lubanud, siis sa pead selle ära tegema. Nii et see on juba selles mõttes hästi vajalik. Ja üks soovitus, mis ma siit kaasa võtsin, ma arvan, et ongi see, et ole pildis ja selles mõttes, et näita teistele ka, mida sa oskad ja tead ja ära varja nagu seda ja ära selles mõttes, et mitte ära lihtsalt tee siukseid nagu mingisuguseid kaudseid postitusi, vaid ütlegi ise välja seda. Nii et olgem ausad, et mina õppisin videosid tegema tänu sellele koolitusele. Selle persooni brändinguga tihti ongi seotud ka sellised väikesed ja suuremad mugavustsoonist välja. Et oli videote tegemine, et Rebecca-Liis ja Hiie, kas teil oli ka mingisugune selline asi, et kus te tõesti tundsite, et ma pean ennast sundima, aga et kui ma selle ära teen, et siis see aitab hästi palju kaasa?
Ja minul oli ka videode tegemine. Just see, et see tagasiside video, mis ma teile tegin, ma ikka mõtlesin seda nädalate kaupa ja siis ma otsisin aias sellist kohta ilusat ja siis ma tegin ikka mitu duublit, enne kui ma rahule jäin. Nii et see oli väga suur mugavustsoonist väljastumine minu jaoks. Ma võin ka samasse paati hüpata ilmselt, aga ma vist pole veel jõudnudki oma video tegemiseni. Et asi ei olegi tegelikult võib-olla nii väga selles, et ma nagu nii hirmsasti kardaksin seda, vaid pigem ongi see, et peale aega võtma ja tõesti peab aiaski ilusama koha üles leidma. Et see on tõesti selline, mida nagu ütleme nii, et ma võin inimeste ees esineda, aga uusi asju peab ka proovima ja ilmselt seesama video tegemine ongi minu jaoks ka üks samm natukene mugavustsoonist välja. Väga suur, aga ikkagi väike. Ma tahaks siia lisada, et siis kui me raamatut kirjutasime, siis me lugesime hästi palju erinevaid uuringuid, mis rääkisid nii persooni brändingust kui ka erinevatel teemadel, mis on persooni brändinguga seotud. Ja üks number, mis tegelikult on tervet meie maailma on muutnud, oli Gallupi poolt välja toodud fakt, et 85% inimestest tegelikult vihkavad oma tööd. Ja meie Eveliniga näemegi persooni brändingu rolli just selles, et siis kui me tegeleme selle sisuga, siis kui me päriselt küsime enda käest küsimusi, kes ma olen ja mida ma tahan teha, mis asjad mulle silmad särama paneb, et siis see pakendi pool on oluliselt lihtsam, see pakend on oluliselt autentsem ja teised inimesed samastavadki meiega ja kui Triin ütles, et sa pead olema pildis ja sa pead olema nähtav, siis kui sul on see sisu paigas, siis sinu miks on väga selgelt enda jaoks läbi mõeldud, siis see pildis olemine ei ole enam selline enesemüümine, millel on halb maik, vaid sul on lihtsalt nii palju anda, sa oled teadlik sellest, et sul on seda palju anda ja sa pead seda jagama ja kui sa teed seda, siis sa tegelikult inspireerid inimesi enda ümber tegema ka sama asja. Et kui meie oleme enda miksi peale mõelnud, siis meie miks ongi inspireerida inimesi tegutsema, aga tegutsema just nii nagu läbi mõeldud ja teha asju, mis panevad neil silmad särama ja et nad iga hommik tahaks tööle minna ja see töö ei ole töö, vaid ongi hobi. Ja teine asi, mida meile väga meeldib teha, ongi murda seda müüti, mis ütleb, et persooni bränding on puhas edevuse laat, et see on meie jaoks kõike muud ja nii tore, et teie ka selle välja toote, et see aitabki nagu alates sellest, et sa saad aru, mida sa tegelikult teha tahad, sa teed rõõmuga seda, mida sa teed ja samamoodi, et oled sa siis ettevõtte juht või töötaja või kes iganes, et ta annab sulle lihtsalt nii suure tööriistakasti, mida saab ära kasutada ja mis toetab nii ettevõtte brändi kui siis tööandja brändingut, millest Rebecca-Liis, mida mainis, nii et seal on nii palju neid võimalusi. Aga meil oli hästi tore teiega vestelda ja teid taas näha. Me loomulikult hoiame teil ka tulevikus silma peal, sest et nii tore on vaadata, kuidas te lendu lähete ja kuidas te juba olete lendu läinud, et kõik need toredad edulood, mis teiega juba on juhtunud, on lihtsalt nii fantastiline meile ka vaadata ja jälgida. Aga on teil lõpetuseks äkki midagi veel öelda, et kõikidele nendele, kes vaatavad ja kõhklevad ja mõtlevad, et on teil midagi veel neile öelda ja kaasa anda? Mina tahaks öelda just selle kõhkluse ja kahtlemise kohta, et alati tuleb asju teha natukene varem, kui sa nendeks valmis oled. Et ma arvan, et teie akadeemias näiteks on hästi hea võimalus nagu sellise turvavõrguga katsetada. Et tegelikult sa saad ju hästi head ja sellist ausat tagasisidet, et see ei ole selline koht, kus keegi sind tegelikult peaks nagu vati sees hoidma, et tegelikult mõte ongi selles, et sa saaksid ka ausat tagasisidet oma mõtetele ja plaanidele, et minu jaoks see oli nagu hästi hea koht, kus nagu seda proovida, ilma et sa peaksid nagu kaotust kartma. Kas Hiiel ja Triinul on ka midagi
mis nad tahavad lõpetuseks veel soovitada või öelda? Ma ootasin, et äkki Triin tahab öelda enne, mis me oleme jälle korraga samal ajal. Ja mina tahan öelda, et ära ole arg või selles mõttes, et kui sa teed midagi väga ägedat, siis jaga seda kõikidega. Minu selline täiesti personaalne näpunäide on selles, et kui mina alustasin köögikujundusega, siis ma kõigepealt tegin nagu iseendale asja selgeks ehk et umbes, et millist laadi õhupuhastajaid on olemas ja mida saab kööki panna. Ja ma kirjutasin sellest blogiartikli, ma tegin selle nagu endale õppimiseks, aga samas ma tegin sellest artikli, et kõikidega seda infot jagada. Ja siis üks väga hea näpunäide on see, et kui sa oled mingi ägeda blogiartikli teinud, ära hoia seda endale, jaga seda Facebookis ja otsi ülesse, näiteks minu näide, otsisin üles Delfi, Moodne kodu peatoimetaja, saatsin talle lingi ja küsisin, kas teie lugejad ei tahaks ka seda lugeda. Ja niimoodi läks, muidugi nad tahtsid ja niimoodi läks interneti siis laia interneti ringlema. Nii et ära ole arg selles osas, mida sa oled teinud, jaga seda kõigiga, see on väga kasulik turundus. Mul on tegelikult kaks mõtet. Üks on see, et hakka pihta, et absoluutselt kõik teekonnad hakkavad esimesest sammust ja kui sa seda esimest sammu ei tee, siis sa kuskile kaugele ei jõua ka. Et okei, läheb natukene viltu see samm, las ta läheb, aga see on õppimise koht ainult. Et ma ei tea, ma arvan, et mina olen läbi elu niimoodi tulnud, et ma lihtsalt nagu teengi asja ära, et pärast näen, kas oli õige või ei olnud, eks ju. Aga teine asi, mis ma selle kursuse kohta tahan tegelikult öelda, on see, kui keegi, ma tean, et on selliseid inimesi ka, kes tõesti väga raha pärast muretsevad, eriti praegusel ajast, siis ausõna selle kursuse väärtus on niivõrd oluliselt palju suurem kui see hind, nii et te ei jaksa seda pärast rahast kokku lugeda, mida te siin saanud olete. No super, ühesõnaga meil on hästi tore olnud teiega vestelda ja tõesti ei tasu muretseda, et kes tahab soodsamalt hakkama saada, need võivad vaadata absoluutselt meie YouTube'i laive ja sealt saab ka juba väga palju näpunäiteid, kuidas oma persoonibränd paika panna ja need on täiesti tasuta, nii et neid saate te pidevalt vaadata ja neid on meil tulemas veel päris palju. Aga meil on alati ka selline hästi tore soodustus nendele, kes meie laive jälgivad, kes tahab ise või tahab mõnele sõbrale 100 sammu teekonna kinkida, siis meie laivide vaatajatele on see täiesti erilise hinnaga 19 € ja lihtsalt meile kirjutades info@brändnimega-sina.ee saadame teile üle Eesti teile selle Omnivaga teile. Ja loomulikult kõiki, kes mõtlevad, et nad tahavad kas alustada oma ettevõttega või oma hobist äri kasvatada või oma ettevõttet nii-öelda järgmisele tasemele viia, siis me ootame teid veebiakadeemias. Et selle kohta saate ka kas meie Facebookist infot või meie brändnimega sina kodulehelt. Nii et loodetavasti peatse kohtumiseni. Ja, aitäh, kohtume järgmisel nädalal ja tüdrukud teile suur-suur aitäh, et te võtsite täna aega ja siis jagasite meiega oma mõtteid ja muljeid ja soovime teile palju edu ja põnevusega vaatame teie kõrget lendu. Ja imeilusat suve jätku kõigile. Aitäh! Aitäh!